esitleda, olla teie juures ja esitleda tänast bändi. Ja nii palju ütlen ette ka, et siiski saksofon ja kvintetiga alustame, aga trompetistid tulevad hiljem. Et praegu on siis koos siis järgmine Ando Meristo, Lavel. Aga hiljem, tööks ikka. Siin räägib gitarra. Mina räägis taastada ema on praegu ja meie teeme ühe ilusa Lõuna-Ameerika loo teile praegu, mis on otseselt seotud just kuulama. 1, 2, 3, 4. Brasiiliasse, elas seal aastaid, tegi kõvat tööd ja nagu ma teame, Vandramees, eks ole, siiski lähedalt ja vaat niimoodi me oleme kõik kokku puutunud, muidugi Lüüdiga ajal veel Bossanovat ei tuntud seal. Aga mis tema seal head tegi sellele rahvale seal? Ta tegi 7 kontsepti Beethoveni 9. sümfooniat ja üks koor oli tal 500 inimest ja suur sümfooniaorkester ja seda esitati saalist, kus oli 5000 inimest 7 korda. Mihkel Lüdig tegi see peale. Aga nüüd, et ei pea kaua ootama trompetistide korralikku ilusat soundi, mis meie hinge puudutab ja meil on täna külas muidugi teile kõikide tuttav Indrek Pau, palun! Ja hakkime tervist trompeti soundi.
läheme edasi ja muidugi praegu oleme täitmas Euroopa direktiivi, sellepärast et no mis jamp see on, mehed laval, eks ole. Mingisugused kvoodid on ikkagi olemas, seadused Euroopas, eks ole, ei saa niimoodi lasta, et tulevad taadid lavale, eks ole, ja tahavad siis ma ei tea, kaua mängida. Ja nüüd on meil hea meel esitada meie klassiline solist kaunis, tahab arvuse tämbriga, arvuse emotsiooniga Helin-Mari Arde. Aga väga kahju, kui aastas ainult paaril nädalal saab laulda ühte kaunist eestimaist bossanovat ja mida on sageli peale Brasiilia omadega segi aetud, aga mis on päris meie enda oma muusika. Kaunis kohli puneta, mul on ajas.
kuigi me olime bändiga väga üksmeelel, et Eesti asi on ikkagi see kõige parem, siis järgmiseks me teeme teile ikkagi ühe loo, mis tuleb palju-palju kaugemalt ja sellelt maalt, mis džassimehi on algusest peale inspireerinud, sest sealt tuleb üks selline stiil nagu swing. Ja sellepärast me teemegi ühe loo Ameerikast ja see räägib ühest väga tähtsast asjast inimese juures, ehk need on tema silmad. Then their eyes. Inimhääl on alati keretulnud, mis on alati kaunis. Ega need pillidel ei saa ikka võistelda inimhäälega. Aga meil on olemas veel solist, fantastiline muusik. Aastaid oleme koos mänginud ka Eesti raadios ja nüüd on Rahvusooperis pidevalt. Priit Aimla, ole hea! Valimus on kooskõlas selle pilliga. Vaadake, mis on pärinema taotlus.
väga ammu koos mänginud ühe. Aga proovime, mis välja tuleb. Proovime pole teinud. Proovi tee mängime.
vastu nüüd ma arvan, et saab veel inimhääl ainult ja muidugi Heil-Mari Ander me palume uuesti siit lavale meie juurde ja ta räägib siis edasi, mis ootab, sest mul on ju väga hea. Lembit tegelikult pidi seda juhtuma ja nüüd ta veeretab muudkui teiste kraesse. Väga kaval. Aga noh, eks ma ikka ise pean teadma, mis lood ma täna välja valisin. Ja üks nendest lugudest on üks kõigile eestlastele tuntud muinaslugu. Süda on nii tulli, mida
Música y azar me pensé suur tänu ja mul on teile kindlasti kellele kurb ja kellele rõõmusaks, et me oleme teid päris kaua juba kinni pidanud siin ja ongi kätte jõudnud meie viimane lugu. Pärast seda küll toimub ka veel ühte-teist, et ei ole nii, et kõik on kohe päris otsas. See on Rein Sammeti Suvine sämba. ja armas päevas Loit. Meil on nüüd üks lugu veel tegemata ja ma tahan sellise tänase sellega, et meie hulgas on tänane juubilane, kelle pärast ma arvan, te olete kokku tulnud. Jaan Luman on siin. Armas Jaan, palju õnne sulle, aga enne seda üks lugu ka, mis käib ikkagi tavalise selle juurde. Head sõbrad, laulame Jaanile ühe laulu. Thank you.
samuti on märgitud, et muusika veel vist elab. Nüüd on tänane hetk, kus me tänada meie tänatud esimehi. Kõige aktiivsemale kontserdi külastajale Kullamaalt, palun. Nüüd on üks selline asi, et mida peale teha, muusika-aasta, selline tähtis päev, tähtis kontsert, väga head muusikud kohal, suurepärane publik, et üks väike priim. Ka seltskonnale, kes arvavad, käib Kullamäe kontserdil. Kullamäe kes? Nüüd palus korras, Jaan, Kuman. Mulle ei ole lapsele küljus. Mulle ei ole. Nüüd on üks selline, ma vabandust, paar sõnad. No, rõõm on näha, et inimesi on tulnud muusikaüritusele, sest mina olen märganud näiteks, mitte ainult Eestis. Eestis on ka suurel rindel. Vähene huvi muusika vastu. Ja teate, mina endan asja niimoodi. Tsivilisatsiooni kao tunnus on see perspektiiv. Mina mäletan vanu aega, päris kui ma Jõmsikas olin, haritaste juures kestis tekst, kes tahab olla haritaja. Peab olema võimeline kunstnike ja proffidega vestleda. Kuidas sa vestled proffiga muusika, kui sa mitte midagi tead? Nii et pead ise järelikult pingin. Aga tänapäeval seda ei kuule. Üldse ei kuule. Muusika vanasti oli ikka niisugused mõõdud, et kunst on veduriks ka isegi raske tööstus. No rääkimata muudest asjadest.
härra Jürik, kellele saadetakse Eesti trompetistide poolt üks väike kingitus. Nii et palun, suured tänud. Edasi ootab meid sünnipäevatort, pidupäevatort ja kohvilaud. Nii et palun. Neist enamus olukord on nüüd peale. Aitäh.